Oota, ma rohkem seda, muidu ma saan jälle heiti. Miks sa enda videos mingi kaadrist välja ütled? On ikka pikem. Mitu patja sul all on? 2. Mitte mul all on 0. Yo, it's Banana Bitch ja täna oleme siin koos Helle-Liisiga. Räägi. Ma tegelen siis vlogimisega, kohe saab 1 aasta ja siis nüüd teen ka väikest kolläbi, sükse 1 aasta puhul, nii et vaatame, mis siit tuleb. Jah, et nagu ma panen selle laulu katsi. Subscribe! Joo, ja minu kanalile ka. Kui sa veel ei ole subscribe'itud sellele kanalile, aasta isegi ei tea, mis ma veel teen. Mina teen Never Have I Ever, milleks meil on jälle vaja neid kuradi pabereid. Silte. Eelmine korrustas sama värk. Ma panen jälle pausile. Pro YouTuber, subscribe. Davai, ma olen tagasi. Me teeme Never Have I Ever. Nagu, ma ütlen nagu mingi asja ja siis me nagu ütleme, kas me oleme seda teinud kunagi või ei ole. See ongi nagu olen. Ei ole. Ja tulge kõik subscribe'iga meie kanalile. See on väga vajalik. Oh my god, see sime on nii haige. Mul on nagu haige lugu sellega rääkida. See on nagu mini story time, et sellepärast ma selle valisin. Never have I ever olen ma kunagi pidanud jooksma, et oma elu päästa. Või nagu oma elu eest jooksma pidanud. Mina ka põhimõtteliselt räägi oma story. No mul oli just hiljuti nagu Viljandi bussijaamas, kui mingisugused narkojoobes kutid tahtsid minuga tatti panna, niimoodi ütlesin mulle. Ja siis ma lihtsalt võtsin ruttu, mul oli läpakas käes ja ma võtsin ruttu, ma lihtsalt jooksin ära, et nagu mega kiirelt, siis mu süda niimoodi peksis. Ma rohkem Viljandisse ei lähe. Minu story on, tegelikult see on nii haige. Ma nagu ei tea, kas see on nagu sobilik, issand, kui see oleks nagu inglise keeles, ma saaks ilga bänni peale. Põhimõtteliselt ma olin väike ja siis mul oli nagu klassiõde, kes elas mul suht maja lähedal ja siis ta oli 2 venda. Ja siis me nagu käisime selle klassi ühe nagu ukse taga kella laskmas. Ja siis nagu nad said ilgelt vihaseks lõpuks, on ju. Ja siis tahtsime nagu närvidega, nagu lasime kella, on ju. Ja siis lõpuks ta said vennad vihast, hakkasid meid taga ajama, vaata. Nad olid nagu täiega vihast, nad olid vist vanemad ja nad olid nii kergejõustiklased. Ja nagu ma olin suht nagu mitte sportlik väiksena. Ma siiani väga ei oska joosta, ma olen põlvek ka pekkis. Ja siis me nagu jooksime neil eest ära, tahtsime nagu peitu minna vist, nagu me ei suuda neil nagu kiirusega eest ära joosta. Ja siis me läksime nende mingisugusesse kuuri või kuskile peitu. Ja siis me leidsime sealt nagu hunniku mingi pornoajakirja, saad sa aru, me olime nagu, oh my god, me väitses, mida me teeme? Ja siis me nägime, et tulevad ja siis me pidime sealt ära jooksma. Ja siis me lihtsalt nagu panime nagu nii kiiresti, kui saab koju ja nagu legit ma jooksin niimoodi, et nagu kõrged aiad on mingid siiamaani äkki väikestele või. Ma jooksin nii kiiresti, et ma nagu jooksu pealt hüppasin üle aia. Ma nagu jooksin reaalselt elu eest. Ma arvan, et poleks mind ära tapnud, aga ma ei tea, mis nad teinud oleks, kui nad oleks ma kätte saanud. Ma arvan, maha lükkanud midagi sellist, ma ei kujuta ette. Me olime reaalselt algklassides. Enam ei käi väga nagu uustada. Enam väga ei käi. Käinas vaid vahest, aga nagu väga ei tule ette. Never have I ever poest midagi varastanud. Jaa. Ma ei ole. Kommi. Kuna? Vaata need lahtised kommid, mis olid seal, need olid niimoodi, et kui saad selle kühvli võtta, vaata, et kommeduste, siis seal nende peal olid nagu kommid ja siis ma vahepeal võtsin neid. Ma arvasin, et tasuta. Ma olen nagu nii hea inimene või nagu nii põde ka, et nagu poodides vaata, et eks see mingi viina peal, et see Oliver ütleb nagu proovi enne, kui sa võtad, eks ma nagu ei. Mu ema võtab ka. Aga ma ei tea, kas see on varastamine või? Ma ei usu, aga ma isegi ei tee seda, nagu ei. Elvas kunagi üks tüdruk varastas pastakaid ja sellest oli nii suur jama ja nagu ma ei julge. Konsumist. Pastakad. Never have I ever olen olnud arreteeritud. Oota, ma ei tea, kas ma... Oota, äkki olen? Ei, ma vist ikka ei ole. Mul on siis 2 juhtumit, ma rääkisin sellest sinu kanaliga, aga tema võin teha nagu eraldi story time'idega, nagu esimene oli see, et põhimõtteliselt ma nagu jõin ja siis selle eest mind nagu peeti, nagu see oli legit tegelikult niimoodi, et ma jooksin politsei eest ära, mind nagu väänati käed selja taha. Aga siis mind pandi puhuma ja tuli välja, et ma isegi polnud purjus. Nii et kõik on okei. Ja siis teine kord oli see, kui ma tahtsin minna klubbi esimest korda elus. Ma olin 23 päeva pärast 18, see oli aasta vahetus, mul tuli kohe 23. jaanuari sünnipäev. Ja see oli esimene kord elus, ma läksin sõbranna dokumendiga, ma isegi ei tahtnud minna, ta käskis mul minna, aitäh. Ja siis turvamees kutsus mulle politsei. Never have I ever üritanud ise enda juukseid lõigata. No loomulikult ma olen. Ma kogu aeg lõikasin vanasti ise enda juukseid lihtsalt. Ma olen täiega hea juuksur. Kuigi mu kanalil on video, et ma rikkusin oma juuksed ära, aga nagu nüüd on kõik korras. Enam ma ei lõika ise enda juuksed, sest ma olen nagu best juuksur üldse. Ja ma sain nagu aru, et kui ma ise lõikan, see nagu ei hoia nii hästi. See on nagu okei, see ei näe nagu hull välja. Aga nagu see ei hoia nii hästi. Aga ma siiani lõikan ise oma koera juukseid. Karvu? Tartus väga ei ole neid Pomeranianite neid juuksur ikka.
no ma lõikasin kunagi enda niimoodi, et nagu noh, täiesti siukse tuka, nagu täiesti suvaliselt lõikasin ja siis ma ema ütles, et nüüd sa pead seda kandma. Ja ma kandsin ja ma olin täiega mark, aga ma kandsin. Mul oli üks klassiõde, kes lõikas ka endale ise tuka ja täpselt ennem seda, kui meil oli koolis pildistamine. Ja siis ta rääkis kõige, et jaa, ma käisin Tartus juuksuris, see oli loll Tartu juuksur. Me kõik teame, sa ei läinud Tartusse, sa olid Elvas, sa lõikasid selle ise kodus. Come on. Never have I ever spikerdanud seda. No kõik on oma spikerdanud. Mis su kõige hullem spikerdamine on olnud? Või kas see on nagu vahele jäänud või nagu? Ma ei ole vahele jäänud, aga nagu mu venega lõpetaja Karlovas nägi, et ma spiker, siis meil oli laua peal nagu 2 peal oli spiker, siis me mõlemad vaatasime sealt pealt, siis ta kõndis mööda klassist või nagu te keelt selgeks saas on teie enda mure. Kes sul oli? Kes sul oli? Ma ei tea, mul oli see rahulikum variant, mitte see, kes mingi seal karjus. Ei tea, mis ta nimi oli. Mul üks punaste justega. Mingi Kalina Blanka või see. Me ütlesime talle niimoodi, et tegelikult... Kalina Putin. Okei. Kalina mingi... Puu midagi. Pušenka või midagi. Putjančok. Blanka varem pole. Kalina Blankaks hüüti teda muidu küll. Mul oli vist samamoodi, ta väga ei kotti, mida ma tean nagu. See oli see kool, kuhu ma läksin peale seda, kui mu venega lõpetame kiusas. See ei ole spikerdamislugu, aga kunagi keemiaõpetaja, nagu ma lihtsalt väga ei meeldid talle. Ma nagu väga ei osanud ka keemiat, ma nagu väga ei viitsinud seal midagi teha. Aga meil oli vist 9. lõpus, meil oli keemias vist arvestus või tasemetöö või midagi sellist, on ju. Ja siis ma pidin nagu legit õppima. Ja ma õppisin ja siis nagu tegin selle töö ära, vaata. Ja siis nagu mingi aja peale hakkasid hinded tulema kõikidele e-kooli. Ja mul ei olnud üldse hinnet, siis ma olin nagu, mis asja. Ja siis mingi hetk mul tuli 1 sisse. Ja siis mõtlesin, et äkki nagu sellepärast ta pole veel jõudnud mu hinnet sisse panna. Ja siis nagu automaatselt läheb nagu 1, vaata. Ja siis nagu tuli juba see päev, kui me saime kõik tööd kätte, ma ikkagi ainsana 1, ma olin nagu, mis asja, aga nagu ma teadsin, et ma ei saa 1 saada, sest 1 on tegemata töö, vaata, 2 on see, kui see läheb halvasti. Kõik saidki tööd kätte ja siis ma nagu ütlesin õpetajat, et sorry, miks ma ei saa tööd. Ja siis ta ütles, et ma arvan, et sa tead, miks ma nagu, mis asja. Ja siis ta nagu, see jääb mulle tööd. Ma nagu, mis asja? Miks ma peaks olema taseme tööd andma? Ja ta ei uskudki mind ja ta nagu süüdistaski, et tead, ma tean küll, et sa nagu teadsid, et sa mingi kukud läbi ja siis sellepärast võtsid selle töö endaga kaasa ja annadki mulle ära. Ja siis ma nagu hakkasin juba iseendas ka kahtlema, teadsin, et nagu ma nimed küll ei tea, ma mõtlesin nagu äkki kogemata. Ja vaatasin ikka oma kooli asjad nagu läbi, lihtsalt ei leidnud. Ja siis nagu mingi veits aega hiljem õpetaja leidis selle töö enda sahtlist. Aga ta isegi ei vabandanud. Täiesti haige. Ma ei tea, mis hinde ma sain, aga nagu ma sain läbi. Aga see on nagu spikerdamine, vaid nagu lihtsalt. Kuigi see on, ma spikerdasin täiega nagu kindlas, ma ei oska, ma olen nagu hästi tark klassida. Ta õpib praegu arstiks. Never have I ever kogenud midagi paranormaalset. Kõik teavad, ma olen. Ma olen muidugi. Ja mul pole vist mõtet rääkidagi, mul tuleb teine storytime ka mingi aega, kas sa võid rääkida? Lihtsalt nagu ma kuulen reaalselt nagu mingid hääli ja ma olen nagu nii hullult kartnud ka, näiteks ükskord ma panin, mul on nagu nii-öelda sisse ehitatud garderoops niimoodi, et on nagu seina sees siuke, et sa teed uksed lahti ja siis see on seal, ma ei oska seletada ühesõnaga. Ja siis ma panin oma nagu kleidi niimoodi riidepuu peal rippuma ja siis ma panin uksed kinni, siis läksin magama ja siis ma kuulsin, kuidas sama kleit nagu mingi 2 minutit hiljem nagu kukkus see pealt maha, siis ma olin mingi kuidas see võimalik on, nagu seal ei ole mingit tuult ega midagi, vaata, kuidas saaks maha kukkuda. Ja üldse nagu kõrvaldus olen mingit samme kuulnud ja nii, kuigi ma tean, ma olen üksinda kodus nagu. Ükskord mul oli Ask FM nagu ja siis vaata, meil on nagu aiamaja hoovis, siuke hästi vana. Ja siis ma ajame seal mingi muruniidukeid asju on ja siis mingi tüdruk kirjutas mulle Ask FM-i mingi, et mu vanaisa oli mingi kunagi oma sõpradega umbes mingi seal mänginud seal aiamajas, et see oli mingi nukumaja umbes, ma olin mingi mis asja või nagu nii creepy vaata, siis ma läksin vaatama seda mingi oma toast mingi appi, ma ei taha sinna minna. Oh my god. Ja see oli väga creepy. Mul on ka ilgelt, ma olen juba rääkinud mõndadest asjadest, see trepi asja nagu ma ei saa ilu sellest. See oli nii jõudne. Ja mida ma unustasin rääkida, mis oli nagu nii suur nagu osa või nagu, mis näitab, kui palju ma seda lihtsalt kardan, oli see, et pärast seda, kui see trepi asi juhtus, ma enam ei julgenud üldse nagu pimedas kodus olles nagu päeval, noh, ma ütlen, mingi uksed läksid lahti ja nagu vahepeal niimoodi lihtsalt nagu keegi nagu puhuksi või oh my god! Hei, shut the fuck up! Sa ilmata mu surnuks! Appi! Aga põhimõtteliselt, kui veel nüüd vait jääb, peale seda, kui see trepi asi juhtus, vaata, ma nagu päeval, noh, kartsin, aga nagu midagi, ma kartsin vaata pimedas, ma näen kedagi ja niimoodi. Ja siis sellepärast oli niimoodi, et kui ma olin üksinda kodus, kui mu vanemad ja vend nagu mõlemad läksid ära, mida juhtus suht tihti, sest nad käisid nagu niisama ilma nii-öelda reisil, vaata, siis ma ei julgenud nagu pimedas enam
ringi liikuda, nii et ma pesin siis hambad ära, kui veel valge oli ja läksin magama ka talvel, mitte magama, vaid läksin enda tuppa nagu lihtsalt, ma enam ei söönud ega mitte midagi, siis ma olid hambad pesta ja ka talvel läheb pimedaks ju mingi kell 5-6 või niimoodi ja ma legit pesin hambad ära, läksin enda tuppa ja lihtsalt istusin seal, ma nagu ei suutnud sellega riskida, lihtsalt nii jube. Mitte nagu hämaraks, vaid nagu pimedaks, vaata nagu hämara ma veel kannatasin ära. No mul basic asi, mida ma ikka veel teen, on see, et ma jooksen trepist üles nagu, kui mul on alt tule ära, siis ma just jooksen täiega üles, sest ma nii räigelt kardan, et keegi võtab mingi trepi alt jalast kinni või midagi. Oh my god, mis mul ükskord trepiga juhtus, mul on üks nagu teine hirm, mis ei ole nagu paranormaalne, aga mis läks täide. Oli see, et vaata nagu trepist, kui sa lähed alla, et trepp on põhimõtteliselt nagu auk sinu põrandas, saate aru, et nagu sa lähed alla, vaata, selle trepi koha peal on täpselt auk, vaata, nagu üles põrandas on ju. Ja siis nagu mingi hetk see nagu auk lõpeb ära ja siis nagu jätkab jälle see põrand või lagi, mis iganes on ju, noh, see mõlemat. Ja siis nagu see koht, kus see nagu ära lõpeb, ma alati kartsin, et pärast nagu ripub, mul on nagu hull ämblikufoobia, on ju. Ja siis ma kartsin, et sealt ripub mingi ämblik, vaata, tuleb mulle näkku. Arvake ära, kas seda juhtus või ei, seda juhtus ja ma olin üksinda, kuidas ma jooksin trepist alla ja jumal tänav, ma nägin nagu täpselt, see oli suur paks elva ämblik, saate aru. See oli nii rõve. Ja siis nagu ma nägin seda suurt ämblikku, ma jooksin ülesse, ma hakkasin täiega nutma, olin üksinda, mida ma teen, on ju. Ja sellist nagu vanemad on nagu Tartus tööl, on ju, siis helistan vennale, kuna sa koju tuled, õnneks sai täpselt koju tulemas, on ju. Siis mu süda niimoodi lööb, see oli nii dramaatiline kogemus. Ma helistan mingi vennaga, kus ta olema, korda. Siis ta tuleb lõpuks koju, on ju, ja siis ta nagu tõmbab selle nagu ukse kinni, vaata, kui ta tuleb, ja siis nagu vist veits nagu maja väriseb. Ja selle peale see rõve ämblik kukkus sealt alla nagu selline pots käis, ta oli nii fucking suur ja raske, mul on nagu sellised külmed, see oli nii rõve, saate aru? Ja siis vend tuli ja tappis ta ära. Minu jaoks on kergendus, kui keegi vist tapab ta ära või nagu, et sa näed, et ta tapab ära, siis ma mingi... Siis nagu newsflash, kui sa teda ära ei tapa, ta paljuneb. Ja sul on nagu ühe asemel mitu tükki ja ta ei paljune nagu inimene, mingi it's baby, nagu 10 värdjat. Ja tolmuimesse ei tohi tõmmata, sest nad tulevad välja, nad tulevad välja, ma olen reaalselt seda ise kogenud. Never have I ever olnud telekas või raadios. Loomulikult. Kus sa oled olnud? Raadios ma vist ei ole olnud, aga telekas ma tegin kunagi võtavõetud. Ja siis ma olin musta leiva reklaamis. Ma muutusin puuks seal. Ühikarottides olin. Päriselt või? Jaa. Ei, mitte nagu see lahe ühikarottid, vaid see ühikaroti tõed. See sellest vist ei tea. See oli see, kui see oli nagu päris ühikarottides nagu paar aastat läks möödast, tegin nagu uue castingu vaata ja tõesti uued ja see oli nagu mingi ühikas, aga see oli nagu, kus nad õppisid nagu medtõdedeks. Ja siis ma olin nagu väike roll seal ainult, ma olin nagu igas osas nagu mingi natukene ainult. Ma olin nagu mean girl. Nüüd viimati ma olin seal Kanal 2, kui see reporter, kes seal öölaulu peale, siis see naine oli mingi nii, ma natuke räägin, siis ma kallistan sind, eks ole? Ta oli hästi energilis, ma mingi okei, nagu mingi jaa, davai. Ja siis oligi nagu mingi kaamera ja mingi suur valgust see värk, siis mingi filmis seal. Siis tuleb minu peale, see naine mingi ma tahaks kohe kedagi kallistada. Põhimõrast inimest enda kõrval ja siis kallistas ma ei mingi cringe. Never have I ever üritanud vegan olla. No ma pean olema, nagu pean mingi vegan juustu ja piimasid jooma ja värki. No see tiha sööd või? Jaa, aga vegan. Fake vegan! Kas vegan? Ei, aga kas ei ole see mingi... Ma olen pool vegan. Sa lihtsalt ei tarbi piimatooteid, come on. Jaa, aga see on pool vegan. Ma ei joo nagu piima, mul ei maitsega, ma tarbin piimatooteid. Nüüd ma olen nagu veerad vegan. Praegu on täiega mingi triggered lihtsalt päris vegan, et ma ei ole vegan. Ma ei ole proovinud ka sellepärast, et ma ei tea. Never have I ever olnud piinlikus videos, mis on YouTube üles laetud. Terve mu kanal. Tulge kõik. Tammes pidime tegema mingisuguseid videosid. Ja siis ma olin seal sees ja siis ma nüüd vaatan ja siis ma olen mingi... Never have I ever kogenud nagu väga hullu allergilist reaktsiooni. Ei ole. Muidu ei ole nagu allergiline inimene. Ükskord mingi lampi läksin jooksma ja siis ma nagu vaatan, et mingi loll putukas mingi hammustas mind ja siis vaatan, mul nagu selle koha pealt on hästi palju väikseid täppe, siis ma nagu loll putukas, mida jälle on. Siis jooksen edasi, vaatan loll putukas teise käe peal ka ja siis mingi jooksen, vaatan loll putukas siia ka tulla, mis tal viga on, nagu nii palju neid, kuidas nagu sääski ma ei näe, vaata ma jooksen lisama ligi. Ma vist teanud vanemaid kodus ka, jälle ma olin kogu aeg üksinda. Ma mõtlen väga ikka, see oli mingi gümnaasiumi ajal, see oli täpselt ennem seda, kui nagu kool oleks pidanud hakkama, mingi augustis vist või midagi sellist on ja siis nagu täiega hakkasin nagu siit sügelema, nagu siit need kohad, siit, äkki mitte siit, vaid siit äkki. Ma ajasin sassi, see ja siis nagu põlved läksid ka lõpuks imelikuks, ma olin nagu mida helli. Ja siis ma nagu guugeldasin, mõtlesin, oh my god, mul on sügelised. Ma ei tea mida teha, ma olin nagu appi ja nagu õht oli ka, ma polnud kedagi kodus. Ja siis nagu hommikul märkasin selle peale üles, et nagu mu jalad olid nagu üleni nagu neid
nagu mõtlesin, et on nagu sääsepunni nagu hästi palju väiksem oli koos ja mul nagu terved jalad olid nagu siis ta ütles, et ma olin nagu what the hell, kas sa ka seda naist helistas, ma helistasin emmele, mingi emme, mis ma teen? Ja see emme helistas ruttu perearstile, ma sain ruttu minna ja siis tuli välja mul allergia ja ma ei tea millest, ma lihtsalt jooksin. Tuli äkki oli mingi nagu elva, mingi puu, mingi elva taim, mingi elva õhku lihtsalt, elva ise. Ma ei tea, ja siis ma võtsin selle allergia lahti ja siis ma võtsin seda vist mingi 2 nädalat ja see oli kogu aeg niimoodi, et nagu nii kui ma nagu lõpetasin võtmise, siis tuli kohe tagasi nagu mingi tundidega. Lõpuks mõtlesin, ma sain sellest nagu lahti ja siis oligi esimene koolipäev ja mu esimene tund oli ajalugu ja siis ma mäletan, ma hakkas jälle uuesti nagu siia tulema vist ja siis ma helistasin emmele ja siis ta tõi mulle allergia tabletti. Never have I ever arvanud, et ma upun ära. Nagu ma olen hästi pikka vahemaa tulnud, siis ma arvan, et jaa, ma jõuan, siis ma mingi appi, ma ei jõua enam ja siis ma hakkan nagu vaikselt mingi vajuma ja siis ma mingi ei, ma jõuan, siis ma lähen sellili ja siis olen ujun nagu... Sa oled üle peale ees nii või? Jah. Ma ei uju üle peale. Tõeliselt või? Ainult bassenis, ma kardan nagu põhja, et seal on mingi vetikas või mingi asi, mis nagu või kohaks seal. Ma kardan, et keegi elab seal põhjas siis, kui ma hüppan kuskilt nagu. Ma olen jälle Elvas on ju. Ujusin seal merevee laste basseinis, seal oli mingi tüdrukuma mingi suure ujumisringaga ja siis ma nagu ujusin. Ma olin nagu vee all silmad kinni ja siis ma vist nagu tahtsin vee peale tulla ja ma ei saanud aru, et ma pole veel vee peal, vaata. Ise mõtlesin, et ma nagu olen ja siis ma hakkasin juba hingama ja siis ma nagu mida helli, et nagu vesi tuleb, vaata. Ja siis ma panin tähele, et ma olen ta ujumisringa all kinni ja ma ei saanud sealt välja. Aga näiteks ma arvan, et see oli nagu mingi sekundite küsimus lihtsalt, vaata, aga nagu endale tundus nagu mingi said tal kinni seal. Kuidas? Ja ma läksin ujusin mingi... Iga veel, kui ma lähen vee alla vädi tegema, siis ma läheb vesi minna, isegi kui ma nagu hinga välja, ma ikka läheb. Siis ma ujusin. Never have I ever on mul olnud crush oma õpetajasse. Ma ei taha seda sisse panna. Ei olen. Mul on ka. Oi, Okei, ma arvan, mul lõpetame ära, sest ma arvan, et see video tuli juba nagu piisavalt pikk, on ju. Kui teile meeldis see video, siis kindlasti pange thumbs up. Ja kui te ei ole veel subscribe'itud minu kanalile või Helle-Liisi kanalile, siis... Tulge kõik, vangid ja vabad, tulge kõik, Jeesus nüüd jagas kõigile. Tõesti õige. Kui te ei ole veel unsubscribe, siis nagu thank you lihtsalt. Ja mul on ka ingliskeelne kanal, kuhu ma peaks olema video varsti. Siis te võite ka sinna subscribe'ida. Ja kindlasti pange selle video siis thumbs up, sellepärast ma olen siin üks Peili oma näite. Kui see video ise tõi lihtsalt thumbs up'is, Peili on kurb. Peili saad väga kurb praegu. Kes kindlasti ka sinu kanalile, mis su kanal on? Helle-Liis Päike. Panen lingi alla, sotsiaalmeedia panen lingi alla, mingi Instagram, kus sul veel on. Kõik lingid paneme. Kõik lingid paneme alla. Ja me tegime koos ka video tema kanalile, mis oli siis... Üks sõde ja üks vale. Et mingi vaadake seda, see tuli täiega naljakas, tahtsin ise ka tegelikult seda videot teha, aga nagu kuna seda on hetkel nagu palju tehtud, siis mõtlesin ma ei tea. Thanks vaatamast ja ma näen teiega juba oma järgmises videos. Tulge kõik, see kes vaid taha.